No nii, mobiiliautokeskuses puhuvad värsked tuuled, ma saan aru, et olete sellise uudse lahenduse teinud nagu mobiiliautokeskus siis Outlet, et mis see endast kujutab? Jaa, mobiiliautokeskus Outlet on selline koht, kust on võimalik sõidukid soetada turuhinnast soodsamalt. Et enamjaolt on seal tegemist sissemaksuks jäetud ehk vahetusautodega, mida me senisest varem nii-öelda siis kuskilt leti alt jagasime ära, aga kuivõrd need autod tulid mingi hetk hiljem ikkagi kõik müüki, mille vastu meil midagi ei ole, aga et nüüd siis, et annaks otse lõpptarbijatele. Aga see mure on lihtsalt selles, et varasemalt, kui me müüsime neid autokeskuse alt ja need on kellegi teiste inimeste varem hooldatud autod, me ei tea kuidas, et siis me müüme neid as is ehk nii nagu on klausliga, et see annab inimesele võimaluse saada autosi mõni tuhat odavamalt. Et see ei tähenda seda, et need on autod, mida keegi ei taha, et nüüd anname soodsalt ära, vaid ongi just see, et need võivad olla head autod, lihtsalt ise ostad ise omal riisikul nii-öelda. Jaa, täpselt nii ja lisaks sellele siis ka need autod kõik, mis meil siin müügisaalis on, et mis on tulnud välismaalt, millele reeglina siis tulevad paberid paar nädalat hiljem järgi, millel on vaja teha müügieelne kontroll, mida on vaja pesta, lihtsalt müügi valmis seada, et seniks, kuni seda tehtud ei ole, need autod on, tegelikult nad seisavad meil muidu tavapäraselt lihtsalt hoovis. Et nüüd siis pannakse need autod kohe pildiga üles, nii nagu nad on, ilma pesemata, ilma kontrollimata, kes soovib, tuleb vaatab, kui tahab sellega samamoodi edasi sõita on hästi, kui tahab paremaks teha on hästi, kui tahab edasi müüa, ei ole meil ka selle vastu mitte midagi. Et samamoodi saab proovida sõita sisse istuda, et ei ole nii, et võtad ja ostad nagu põrsas kotis? Ei ole jaa, need on päris autod, mis on siin koha peal olemas. Kus kohas neid autosid näeb? Ma saan aru, et päris niimoodi autoportaalidesse neid üles ei panda. Jaa, need on meie kodulehel, on eraldi blokk, mobiiliautokeskus Outlet, kuhu sisse logimiseks, kus siis nägemiseks tuleb sisse logida ja just sellepärast, et sisse logimise käigus annad nõusoleku, et sa ei jaga neid pilte avalikult, et need ei ole meie huvi, et need lähevad, väga paljud inimesed on selle mõtlemisega, et kuskile midagi soodsalt, siis nad panevad need kuulutused ülesse, ise seda välja ostmata ja see tekitab nii palju segadust. Ehk siis need autod on meie kodulehel ja selle jaoks on ka eraldi tehtud Facebooki grupp, mobiiliautokeskus Outlet, kuhu saab liituda, igaüks saab sealt näha. Ja siis, kui neid autosid soov näha, tuleb eelnevalt kokku leppida, et kui need autod ei asu müügisaalis, need asuvad meil taga hoovis, aga sinna nagu tänavalt ligi ei saa, et siis lihtsalt aeg kokku leppida ja tulla vaatama. Kui palju autosid täna seal saad on juba? Need liiguvad, et seda sealt kodulehelt saab näha palju, need seal läbi on käinud, et nädalas 1-2 tükki ikka tuleb. Et ma saan aru, protsess käib täpselt samamoodi nagu iga teinegi autoostu müügi protsess, et soovid liisingusse, võtad selle liisingusse, lihtsalt saad palju soodsamad kui muidu. Jaa, absoluutselt, jah. Et need kõik, kes soovivad siis minna piiluma, et millised autod saadaval on, tegelikult ma arvan, peab nagu päris usinasti silma peal hoidma, sest need autod vahetuvad seal päris kiiresti. Ja mõistlik, et just eile tuli üks auto, mis ka samal päeval ära läks, ja need on leitavad meie kodulehelt mobiiliautokeskus ja scrollid allapoole, seal on blokk mobiiliautokeskus Outlet või siis nagu ütlesin ka Facebooki grupis, kus need autod on üleval. Ilmselt mõni võib-olla hakkas mõtlema, et kas ma oma autos on ka sinna viia? Seda kahjuks veel ei saa, me oleme seda kaalumas, aga pigem see tekitab segadust, et siis tullakse meie juurde otsima, aga et meil neid autos ei ole, et hetkel on jutt ainult meie enda autodest.